tere, siin ja olen koos Viroga seekord teel Lätti. Vitsketeli rajaosa Pikernikil ja siis me oleme jälle siin Lätis selle sama Fordidega, kus me eelmine kord oleme teiega rääkinud. Praeguseks on auto pakitud, koorem on osaliselt ettepooledest, mugavam sõita oleks ja auto on kuskil seal taga, mida ma siit kaadrisse ei saa. Nii et vaatame, mis seal koha peal on, kui me sinna jõuame. Ma ei tea, palju siin kuulda hetkel on, aga trennid algavad ja me oleme line-upis valmis. Nii et boks on üles pandud, kui esimene trenniring on tulemas, kuidas see läheb, ma veel ei tea, aga vaatame, mis teha annab. Igal juhul me oleme valmis. Jep, see läks veits pahasti. Rada oli iseenesest hea sõita, päris libe on veel, aga mul väike jama siin selja taga. Mis ma teen? Rajamees toob praegu mulle tükid ära sealt ja ma viskan asjad boksi ja me sõidame edasi oma tagaotsad selle trenni lõpuni igal juhul. Päris palav värk, aga 2 trenniringi on sõidetud. Nendest esimene oli tegelikult esimese ringi kohta väga hea. Samas ma olin päeva esimene sõitja ja ma olin ka järelikult päeva esimene rehvidesse sõitja. Aga see on suva, sest et ma sõitin rehvides siis nagu, kui muidu me ütleme kistevool ehk siis trajektoori muutu ja me teeme lihtsalt musi seinale, siis seekord ma tegin nagu sama asja kistevool, aga rehvi seinale. See tähendab seda, muidugi mul pool autot ju jäi maha, nagu te enne nägite ja seda juhtub ikka, aga trajektoor iseenesest oli päris hea, esimese ringi kohta kindlasti ülihea ja nüüd ma siis võtan kätte ja lähen proovime sama asja korrata siis jätkusuutlikult ja mis seal ikka pärast õhtupoole saame siis auto taga otsa uuesti ehitada, et olla valmis nagu selleks homseks kvalliks ja vajalikuteks sõitudeks, aga üldiselt võiks olla nagu väga hea seis. Auto sõidab hästi hetkel ja hetkel ma ei oska millegi üle kurta ka peale selle, et ise peaks natukene olema parem lihtsalt. Nii et vaatame, mis siin õhtu jooksul tuleb. Ja nüüd on see, et miks mul on siin aega üldse praegu juttu rääkida keset trenni, on see, et kellegi auto oleks katki ja rada on 4 täis, nii et rajameeskond näeb jõhkralt vaeva, et see rada puhtaks saada. Rada on suht kitsas ja siin ei ole nagu midagi muud teha, kui see ära koristada, aga õlise raja koristamine on pigem raske asi, sest et kui autodes on ikkagi korralikud õlid, mis tähendab, et need on alati ülipaksud ja väga määrivad. Võtame kas või näiteks Gulfi Racing õli, siis see on täielik mesi selle hetkel, kui sa seda hakkad kanistrit välja olema ja see külm on. Ja tegelikult on sama sarnane jääb ka siis, kui selle maha valad, et seda on suht kehv kätte saada üleüldist võidusõidu automootoriõli, nii et vaatame siis, kuidas meil läheb. Starterpost oli tagasi, järelikult võib hakata ennast riida panema. 2 ringi peale seda viimast asja tehtud. Auto näeb ikka veel välja selline. Me proovime seda 2 trenni vahel veits arstida välja. Ja tõstsime rattad ühelt teise, et saaks sõita viimase ringi nende samade rehvidega. Aega on umbes 15 minti, nii et ma tahan vist tõenäoliselt 1 ringi veel ära sõita. Tulemus on siuke, et minu auto tagaotsa ei näe enam. See on ikka veel katki. Hansu auto tagaotsa on ka katki. Siin on telgel on üks mees, kes seadistab selle Marti praegu rõõmsalt seal näed seal. Loeb nõks, eks ma ajasin selle talle veits asja praegu jutuga, aga las ta olla edasi. Vaatame, palju veel katkisid auto seal. Mu ringkäik on suht kesine, enamus autot on korda tehtud, aga pole stanged ja seal on tegelikult mõni veel. Otsa selja taga, tagaots todi. Ja need on see veel ja veel ja veel ja neid tuleb tõenäoliselt veel palju juurde. Nii et me enda autot veel ei remondi, vaid sõidame trenni ära ja alles siis hakkame seda korda tegema. Trennid on läbi, meie jaoks need tüübid saavad jälle okei. Trennid on läbi, Piro ja Keijo saavad jälle tagaotsa ehitada. Ja see on nagu kompakt, mis on suht mõnitav minu jaoks. Nii et kõigil eestlastel vist on täna kompaktid. Tegelikult nii oli ole, nagu Keijo ütles, aga suht paljud autod on tagant natukene riivata saanud ja katki. Ma ei tea, kus see video pool oli. Näeb meil tegelikult ehitavad, auto näeb välja selline. Vaatame, kuidas me saame selle asja siin tänase päeva kokku võtta, aga trenn oli väga hea.
autoga saan väga hästi hetkel hakkama, kas see jätkub ka homme, seda ma veel ei tea, ma igal juhul proovin seda teha võimalikult hästi ja siin ikka nüüd ehitame auto uuesti homseks ilusaks ja oleme valmis homseks trenniks. Kui ma panen veits rehvi seina, siis sellel tüübil läks veits halvemini. See on Baby Sonda. See tähendab seda, et seal on Sonda V12. See rullus 2 korda üle katuse ja rehvid seina. See 2 korda on jutus, ma ei tea, kas see päriselt nii on, aga ju sellest tulevad kunagi ka mingid videod, nii et võidusõit võib olla ka mõnel ohtlik. Tüübid on veits aega. Ta on taga. Ta jäi peale praegu. Aga tüübid on veits aega vaeva näinud taga otsa kuju võtma, see tähendab seda, et üks tagatuli on juba kere külge saanud, tagatiib on kokku tagasi needitud ja nad panevad veel parema poole kokku ja tegelikult on lootust, et see varsti on valmis. Siit ainult ei ole külge saanud, vaid see tuli töötab. No näete, tuli lausa töötab, nii et oleme mäel. No nii, siin on esimene Nation Point, ehk siis siit tuleb püsida raja välimises ääres. Ja siit hakkab jõhker allamägi, mida tegelikult muidu aru ei saa praegu. Siit jõuame esimesse klippi, sõidame üle mäe, siin peab olema vasakus väljas ääres. Ja nüüd tuleb püüda kinni see punane torbik ja siit räige hooga alla minna ja mitte sinna vasakus valli lasta ennast kanda. Nüüd tuleb osa, kus tuleb vasaku jala kõrnalt pidurdada, et auto püsiks siin välimises tsoonis. Oho, siin on mingi tööriist oli rõkast rada jäänud. Ja läheme siit mööda uuesti mäest ülesse. Siin on üks tore maja, mille juurde me jäämegi seisma, et otsida oma auto tükke. See ei saanud läbi. Me leidsin päris head tükike neiserit. Taga luugist alumise osa. Ja Piro leidis veel taga. Piro leidis veel pirnipesa. Nii et me saame auto täitsa komplektseks. Päris pull lugu. Käisime siin seda kobestatud mulda läbi vaatamas. No nii, teeme seda sama raja tagurpidi läbi uuesti. Me korjasime tükid ülesse ja nüüd on näha, kuidas rada hakkab alla mäge minema. See on päris suur mägi tegelikult. Ja väljast vaadates tundub see suht sile rada isegi. No mitte nii suur, kui see tegelikult on nagu üles ja alla mäge sinna. Seal ees läheb siis puhas Läti tööjõud. Eestis toodetud treileriga. Ja Eestis toodetud treileriga, nii et lätlased usuvad ka meisse, et meie teeme head asja. See on jõhker mägi. Kodalik. Sealpoolt tulles ei olegi nii olnud, kui siitpoolt nii tagasi minna. No võt enne räägid, et meil on praegu võimalus, et me teeme raja peal mööda sõidu isegi. Aga vist ei saa ikka, jääme ikkagi soliidseks selle asja suhtes. No võt, selline on siis rada.